Gümnaasiumi lõpetamine on alati suur samm. 12 aastat siin koolis on olnud täis rõõme, muresid, lootusi ja unistusi. See on lõpp, aga samas millegi uue algus. Igaüks teist läheb oma teed, otsima oma õnne. Me ei saa õnne omada, vaid püüada oma tegevuses selle poole. Kui sa ootad, mida tahad, saad, mida tahad ja lootus, et need kaks tingimust langevad kokku. Tuleb püstitada lähemaid ja kaugemaid eesmärke. Kui kaotad või teed vigu, siis õpi sellest. Sest inimene ei ole loodud kaotama või allasema, vaid võitma. Võidelda oma unistuste ees, olgu need nii omapärased kui tahes. Sest igaühel on õigus oma õnnele ja edule. Ja ärge kartke, et me unistame teid. Igaühel teist on koht kooli pere südameis ja mõtteis. Me siiralt loodame, et kõik teie unistused ja lootused täituvad ja igaüks teist leiab oma kutsumuse ja õnne. Öeldakse ju, et inimene on õnnelik siis, kui tal on tee, mida mööda ta kõnnib, kui tal on oma täht, mille poole ta püüdleb ning kui tal on oma unistused, mille täitumiseks ta elab. Kallid abituriendid, leidke oma tee ja täht ning täitke oma unistused. Et ükski tee ei oleks liiga konarlik, ükski mägi liiga kõrge ega ükski eksam heade tulemusteta. Elu teile tegemistes ja eeskätt ränka põrumist eksamitel. Tarka pead, kõva närvi ja õnne eksamitel. Täna meenutame teie esimest koolipäeva. Kõik
õpilaseks, nagu tegite seda teie, meie 12. klass. Loodame südamest, et oleme võimelised teiega sellest sammu pidama. Olete olnud suur eeskuju meile ning paljudele teisalegi. Täna soovime enda poolt teile palju edu eksamite sooritamisel. Oleme veendunud, et need tulemused tulevad head. Aga omavahel öeldes salaja hoiame pöidlaid pilus, et poleks liiga head. Et meil ikka oleks järgmisel aastal võimalus teid ületada. Ühe asja lepime ka kohe kokku. Eksami tulemused peavad olema piisavalt head, et me teid aasta pärast Hessis pulkse keerutamas ei näeks. Aitäh meie poolt! Nautige tänast päeva! Kui Arno isaga koolimaja jõudis, olid tunnid juba alanud. Teadupärast algab Oskar Lutsu teos Kevade nende sõnadega. Nii, mis sobikski paremini sisse juhatamaks üht-teist kooliaega seotud lugu. Meiegi jõudsime tihti kooli, kui tunnid olid juba alanud. Kui mitte ema või isa seltsis, vaid alati kellegagi klassikaaslastest. Tavaliselt oli laul liiga hea ja tuli lõpuni kuulata, nii mitte kunagi polnud sobivat parkimiskohta. Kõik meie paadunud hilinejad võiksime peast tsiteerida Madis Vassari luulet. Astun uksest välja, kõrvus helisemas 5. Jõuan koolimaja juurde, kell on 8.05. Nõnda ma hilinen päevast päeva, tunnist tundi. Kuid kõik kordub jälle homme, hilinen ka siis. See on minu komme, minu elustiil. Ühest 12 kooliaastaga lõpeb meie elus üks etapp. Algab uus, muutub senine elustiil ja võib-olla mõnel kombetki. Ehk saab igaüks meid siis viimaks uhkusega nimetada korrektseteks, täpseteks tööinimesteks. Gümnaasium hõlmab endas 3 väga pikka ja rasket aastat. Nii vähemalt ütlevad seda kõik õpetajad ja kooliinimesed. Aga kui nüüd siis aus olla, et 3 aastat on olnud rasked, aga see aeg on läinud kiiresti. 3 aastat on ainult 36 kuud, 1095 päeva, 26 280 tundi ja nii edasi. See oli hetkel mõeldud nendele õpilastele, kes õpivad endiselt veel gümnaasiumis. Kui suudate selle aja teha endale piisavalt rõõmsaks ja nauditavaks, siis pole ju hullu midagi. Gümnaasiumi ajaga oleme hästi selgeks saanud, et Red Bull ei anna tiibu. Seega on meie otsustada, kas kasvatame need endale ise või mitte. Nagu abiturientide naeratavatest nägudest on näha, oleme kõik takistused ületanud, alles on jäänud vaid väike hüpe eksamite näol ja siis jõuame juba laia maailma. Loodetavasti lähevad eksamid sama hästi kui proovieksamid. Oleme tragöödia, suur tragöödia ja ei ole meie lahkuminegi siit koolist seda, vaid just nimelt meie ise. Sellise äratundmiseni jõudsin pärast Mati Undi sõnade lugemist. Need kõlavad nii. Väike tragöödia sureb mõne inimesega, vahel lihtsalt toimuva päevaga, aga suur tragöödia haalab masse, terveid hulki. Kas pole meie siis masse, tervet kooliperet mõjutanud, oma tegemiste ja ütlemistega, kõneainet ehk pakkunud? Niisiis oleme suur tragöödia. Üks väga kallis õpetaja ütles meile hiljuti, et peale meie lahkumist suundub Vinni Pajussi gümnaasium erivajadusega kooli poole. Aga peale meid tugu kas või õputust, nii et vahet ei ole. Selleks, et saaksite natuke aimu meie klassist, oleme kokku pannud väikse videoklipi. Oi! Tere! Ma Helen. Praegu on siin maru õppimine käsil matemaatika eksamiks. Nagu näha, viimane päev ongi kätte jõudnud ja mis edasi saab, keegi ei tea, mida teised arvavad ja õpetajad sellest üldse arvavad. Täna me olemegi missioonil, et sellele vastust leida. Aga mul on tegelikult praegu maru kiire ja ma pean edasi õppima. Alustaks ma küsin, et kuidas te iseloomustaksite meie klassi ühe sõnaga? Nutikad. Rahulik. Mis sõna see oleks? Väike.
väike. väike. see oli võit. okei. ma kirjutan kokku Ameerika mäed. väga hea vastus. õpihuvilised enamuses. väga hea. huvitav. huvitav, okei. Isepäised. okei, väga hea vastus. aga kes tulevikus kirjutab mingi raamatu? kust ma tean, ma ei ole kirjandusõpetaja. noh, Väli äkki sa ise? okei. Paula. tulevikus siis. äkki Helen? Helen, miks Helen? mul on niisugune tunne, et ta on selline humanitaaritüdruk. Mul millegipärast on selline tunne, et Helen. okei, see oli. Ma ei tea. aga ma jään isegi vastuse hetkel võlgu, aga võib-olla Gerda või Lisette. hea vastus. Paula. okei, seda vist on ka varem tulnud ka. Esimesena kirjutab, ma arvan, raamatu Andres, sellepärast et tema on täis sellist tarkust, mida ta kindlasti peab teistega jagama ja mida teised ei tea. raamatu. Võib-olla näiteks Maarja. see on hea vastus. Esimesena tuli mul pähe, just. kui ma pean ühe nime võtma. Jah. andke andeks, ma võib-olla pean nimekirja ette võtma, ega ma ei mäleta enam neid nimesid ja arvate, et ma olen ju pensionär muide. ja sellega on nii, et aga ma pakuksin Maarja, kuna raamatul on lisaks kirjutamisele ka olulised illustratsioonid. aga mis te arvate, kes tuleb siia kooli õpetajaks? ma arvan, et Gerda. okei. no näiteks sina ise kehalise kasvatusõpetajaks, miks mitte? no mulle meeldiks näiteks, kui Gerda tuleks. ma olen midagi kuulnud. äkki jällegi Gerda. no näed. Siim, palun. Neetena võib-olla. ei. Reidla ei välista üldse. no näed. kes teine pakkumine. kes teab, mis pähe lööb. Liisu. okei. ma ei usu, et keegi neist tuleb. aga mis te arvate, kes kolib välismaale? no Robin kolib, ta läheb NBA-sse. just, Robin, väga hea. korvpallurid võivad minna seoses tööga, aga tüdrukud lähevad kasvatajaks sinna. aga kes? mõnda ma küll väga ei usu. Väli näiteks ei usu. no võib-olla Helen Turban. Hanna. okei. välismaale ma arvan, et läheb Helen. mis te arvate, kes kõige tõenäolisemalt läheb mingisse Eesti tõsielu saatesse? Kristin. tõsielu saatesse. ma pakun, et Robin. väga hea pakkumine. saates. no ma pakuksin Andres, kes on väga sihikindel. ja võib-olla Benjamin, kes on väga selline niisugune kaasahaarav ja atraktiivne. Helenit võib-olla. Turban näiteks. okei, ja nüüd viimane, mis te arvate, kes jääb lubadest ilma? Benjamin. põhjendan ka või? no võib põhjendada küll, jah. no lihtsalt Benjamin on lihtsalt selline nii hea inimene, et ta tekitab liiklusummiku, lastes inimesi üle tee selleks mitte ette nähtud kohas. okei.
ma pakun, et see võiks olla. ma tahaks pakkuda jälle Helenit, sest ma nägin teda sõitmas eelmine kevad ja ta ületas kiirust. okei. kes võiks lubadest ilma jääda? kes kõige varem lubad sai? see on hea küsimus. Gerda! võib-olla ka Robin. Näete, sul paar institenti juba olnud küll, nii et. Õnneks ma ei tea nendest midagi. Väga hea. Oota, et ikka saate kõik lood. On kõigil juba olemas või? No enamus ta vist on olemas juba, jah. Kägo. Nüüd me siis teame, mida õpetajad meist arvavad, aga mida me arvame üksteisest? Kuidas me üksteist iseloomustaksime? Nüüd heidamegi sellele pilgu peale. Il était bon, le temps basané, le regard timide, les mains tout abîmées. Il taillait la pierre, fils d'ouvrier. Il en était fier, mais pourquoi vous riez? Non, ne le jugez pas, vous qui ne connaissez pas les vertiges et la peur. Vous êtes faussement heureux, vous troquez vos valeurs. Lui, il est tout mon monde et bien plus que ça. Seul je crie son nom quand vient le désarroi. Et puis tout s'effondre quand il n'est plus là. J'aimerais tellement lui dire, mais je n'ose pas. Lui qui me fait tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide. Il m'a fait tourner dans le vide, 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 tourner, tourner dans le vide, tourner dans le vide. Il m'a fait tourner, tourner dans le vide, tourner dans le vide, tourner dans le vide. Il me fait tourner dans le vide, tourner dans le vide, tourner dans le vide, tourner dans le vide. Il me fait tourner. Il était bon, le temps basané, le regard timide, les mains tout abîmées. Il taillait la pierre, fils d'ouvrier. Il en était fier, mais pourquoi vous riez? Non, ne le jugez pas, vous qui ne connaissez pas les vertiges et la peur. Vous êtes faussement heureux, vous troquez vos valeurs. Lui, il est tout mon monde et bien plus que ça. Seul je crie son nom quand vient le désarroi. Et puis tout s'effondre quand il n'est plus là. J'aimerais tellement lui dire, mais je n'ose pas. Lui qui me fait tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide. Il m'a fait tourner dans le vide, 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 tourner, tourner dans le vide, tourner dans le vide. Il m'a fait tourner, tourner dans le vide, tourner dans le vide, tourner dans le vide. Il me fait tourner dans le vide, tourner dans le vide, tourner dans le vide, tourner dans le vide. Il me fait tourner.
Il était brun, le teint basané, le regard timide, les mains toutes abîmées. Il taillait la pierre, fils d'ouvrier. Il en était fier, mais pourquoi vous riez? Non, ne le jugez pas, vous qui ne connaissez pas les vertiges et le labeur. Vous êtes faussement heureux, vous troquez vos valeurs. Lui, il est tout mon monde et bien plus que ça. Seul je crie son nom quand vient le désarroi. Et puis tout s'effondre quand il n'est plus là. J'aimerais tellement lui dire, mais je n'ose pas. Lui qui me fait tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide. Il m'a fait tourner dans le vide, 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 tourner, tourner dans le vide, tourner dans le vide. Il m'a fait tourner dans le vide, tourner dans le vide, tourner dans le vide. Il me fait tourner dans le vide, tourner dans. Meeldis see teile või mitte, aga need olime meie. Omalt poolt soovime teile ilusat kooliaasta lõppu ja hoidke ikka vindilipp kõrgel. Tähelepanu! Palun pange matemaatikatunnis rohkem tähele. Kuulake, mida õpetaja teile räägib ning jätke asjad meelde. Te ju ei sooviks nii lõpetada. Aga kuna sa oled meil see tugev reaalpoiss, siis reaalajats tugev, siis nimeta meile paar matemaatika valemit. Nendega on nüüd niimoodi, et ei hakka siin marki täis tegema. Kuna sulle viitled see tahvi peale, et üks rommi pinnala valemid ja see tahvi peale mingid valemid, et vaata sealt mõni. Teeme järgmine küsimus. Okei, järgmine küsimus. Meil siin kõigil klassid teada, et üks tuntud teoreem, Pythagoras teoreem. Nimeta see palun. Pythagorasi teoreem. Ja, mis see endast kujutab? Järgmine küsimus. Isakari tuleb siia. Ma vaatan otsa ka, tuleb. Ei, ma ei anna koos potiga. See on siin, et sa kohe ei näeks, vaata, muidu sa ei taha tulla. Pärast. Et noh, kuna me mõtlesime, et taas ilustame natuke traditsioone. Kolme mikrofon! Pärandage edasi see palun, Rõnja. Aga need on küll meie poolt kõik. Lubame siis kõigepealt väljuda aulas 12. klassi.